Tervitusi metsast. Seekord mõtlesin väikese mõtiskluse edastada. Kindlasti kunagi ka tarokaartidega lähen edasi, aga täna ma otsustasin natukene rääkida sellest, kuidas eelmised elud võivad meie praegust elu mõjutada, ilma et me seda teaksime. Nimelt, tavaliselt on suur osa hirmudest seotud eelmises elus kogetuga. Ja tahan teiega ühte oma lugu jagada. Ma olen üle poole elu elanud teadmisega, et mulle enda hääl ei meeldi. Et ma ei pea viisi, ma ei suuda laulda, ma ei suuda rääkida. Olen selle alateadliku hirmuga võidelnud. Kuni ühel tarolugemisel sähvatas piltidena mu vaimusilmas tseen ühest eelmise elu lõpust. Ma olin laulja. Tegemist võis olla keskajaga. See oli selline rändteatritrupp, kes liikus linnast linna. Ja minu ülesanne oli siis alati kõige lõpus siis mingisuguste ballaadidega esineda. Aga ühel korral juhtus selline õnnetus, et ma ei tea, mis seal täpselt juhtus, aga see tseen, mis mu silme eest läbi vilksatas, oli selline, et üks murdunud puuroigas tungis mulle kõrvi. Tõenäoliselt oli see mälestus või vilksatus eelmise elu lõpust. Aga kummaline on see, et see mõte, mis mul sealt kaasa tuli, või see mõte, mis ma viimasena seal mõtlesin, oli mitte see, et nüüd on elu läbi, vaid see, et ma ei saa mitte kunagi enam laulda ega rääkida. Siis, kui see sähvatus oli toimunud, ma sain aru, miks mulle enda hääl ei meeldi, miks ma ei talu enda hääle ega videosalvestusi. Ja siin YouTube'i kanalil esinemine on väga hea praktika sellest hirmust üle saamiseks. Sest ma sunnin ennast, enam ei sunni, nüüd juba päris rahulikult vaatan üle oma salvestusi ja ma olen oma häälega harjunud. Sest ma teadvustasin, kus see hirm voob ja alguse on saanud. Selline mõte siis tänasesse, kui sinul on mõni selline kogemus, kus sa oled kas unes näinud või on ka sul, nii nagu minul mõnikord, et sellised pildid sähvastavad silmade ees. Anna teada, jaga oma kogemust. Mul on seda väga huvitav lugeda. Päikest sulle päeva!